minu nimi on Grete. Hei, ma olen Jaak, ma olen siis äriarenduse praktikant. Hei, ma olen Aleksandra, turunduse praktikant. Hei, mina olen Viivika, ma olen SEB-s sellel aastal kommunikatsiooni praktikant. Tere, mina olen Kirke, ma töötan Business Development osakonnas äriarenduses. Varahommikused tervitused. Kontor on veel täitsa tühi. Niimoodi, et vaatame. Meil on tühi, ainult Urmet on tööl, jõudis täna 7:40 tööle. Aga nimelt meil tuleb täna uus praktikant. Jaak jõuab täna kohale. Ja siis me teeme talle sellise üllatusvastuvõttu, et ikka tunneks, et on oma. Jah. Ja siis me saatsin talle sellise salakavala sõnumi. Okei, sõnum, loe ette, mis see sõnum on. Hei Jaak, meil on mingi jama siin uksega. Ei tea, kas uksega, et meil toimub siin üleval 13. Anna teada, kui jõuad, saame vastu tulla. Nii, et me jääme nüüd ootama ta sõnumit ja kui ta tuleb, siis me oleme valmis. Nii, Jaak peaks kohe jõudma. Paneme talle muusika käima. Ja me nägime teda just liftist, nii et... Lähme kaamerasse sinna. Aige. Nii, mis on siis esimesed muljed? Väga äge, väga tore oli tulla siia liftiga hommikul üles sõita. Natuke võid ehmatama, aga... Saime endale vlogi filmimiseks sellise jubina, mis kõikidel poppidel noortepärestel vlogeritel on neid niimoodi, et siia vist käib meie telefon vahele ja siis sa kõnnid linna peal niimoodi ringi. Aga vaata, mingi päris korralik obakas tundub ju. Jaak, sa nägid või? Ei. See saab siin uueks sõbraks. Järgnevad 6 nädalat ainult muud moodi ei saagi mäe peal ringi ja kand niimoodi. See on väga äge ju. Täna oli meil Jaaguga võimalik osaleda ühe digiteenusdisaini workshopil ja ma arvan, et see on suuresti see, milline potentsiaal võiks hakata välja nägema meie Youth Lab. Võib öelda, et see hakkas kell 10, lõppes kell 4. Me natuke vahepeal Jaaguga ei olnud seal kohal, siis meil oli üks teine koosolek samaaegselt. Aga võib öelda, et selline täispikk päev mõtlemist, kuulamist on päris väsitav. Nii et huvitav on näha, kuidas me hakkame siis seal Youth Labis hakkama saama. Sel hetkel, kui tegelikult iga nädalaselt meil visatakse meie täiesti uude teemasse sisse ja siis tuleb hakata researchi tegema ja nii edasi. Et võib praegu tänase päeva kogemuse põhjal öelda, et tuleb päris selline intensiivne kogemus, aga kindlasti põnev aeg ka. Täna on teisipäeva hommik, me varsti hakkab läheb pihta ja tegelikult meiega nüüd lõpuks liitub meie meeskonna 5. liige Kirke! Ma olen Kirke, ma tegelikult õpin Austrias. Nii, nüüd on meil siis innovatsioonipäeva inspiratsiooni osa läbi saanud. Ja nüüd hakkavad tiimid valima, mis teemaga nad siis järgmised 6 nädalat tegelema hakkavad. Päeva lõppu. Just nii. Pikk päev oli, väsitav päev oli, aga samas hästi palju uusi ideid. Ja mulle meeldis see formaat ka, et saime hästi palju oma tiimiga aega koos veeta, et selline teistsugune võib-olla tavapärasest päevast. Ja et siis, kuidas päev alguski oli, et pitchiti siin neid ideid, mida võib hakata siis meeskonnad arendama.
ning seejärel tuli meil valida omale igaühe rollid välja. Tegelikult meil käis see rolliteatus päris kiiresti. See oli selline, et sa tahtsid seda, sa oled see, okei, ja liigume edasi. Et see oli selline mõnus sujuv koostöö juba algusest peale. Jah, saime hästi palju tagasisidet ka juba žüriilt juba, nii et see on ka hästi tore ja võtame kohe selle tagasiside arvesse ja hakkame tööd tegema selle kallal, et oma ideed veel paremini arendada. Aga mis te arvate, kui palju meil mingit lisatööd hakkab see nädala sees olema? Nad mainisid, et 4 tundi iga nädal. Isegi kui on seda lisatööd minu jaoks, ma arvan, et see on ülimõnus lisatöö. Ma teeks kogu aeg see töötaks selle idee kallal. Või noh, kell ongi praegu 5, me oleme siin alates kella 10 olnud või varem enne tööl, eks ole, meilid asjad läbi, aga on selline tunne, et aga nüüd vaim on sees, et teeme lihtsalt edasi, et väga-väga lahe ülesande püstitus. Aga väga kiire tempo oli ka tegelikult, eriti kui see startup, see plaani tegemine oli, mis meie idee on, siis tegelikult need, kes on meie customers, milline on meie probleem, mis on meie lahendused, tegelikult need asjad me pidime küll väga kiiresti üles leidma. Jah, et selles mõttes oli hea kiirusülesanne ka. Jah. No nii, aga selleks nädalaks on kõik. Ja ootame juba uue nädala väljakutseid. Just nii. Meil on juba järgmiseks nädalaks kodutöö olemas, nii et me lähme nüüd. Meil on töökas nädal ikkagi. Uskuge oma ideesse, töötage edasi ja viime siit midagi.